mõned saiad endale ka kotti, läks koju, sõi saia ja järgmine läks tööle ja nii elu läks aastad läksid. Ühel päeval sattus kirikusse ja seal öeldi, et kes tahab oma elu Jumalale anda. No pagardustas ka käe püsti. Läks sinna ette, tegi kogu protseduuri läbi ja järgmine päev läks tööle ja küpsetas saiu ja pani mõned saiad kotti jälle ja läks koju ja sõi neid saiu seal ja mõtles, et mis jama seal kirikus aetakse, et mis vahet on, näed. Samamoodi tulin töölt, varastasin mõned saiad, enne varastasin, nüüd varastan, selle kirikus ei toimi need asjad. Et ma olen rääginud selle pastoriga. Läks siis kirikusse ja läks pastori juurde ja ütles, siis rääkis pastorile kogu luu ära ja pastor oli õnneks tark mees, ütles, et kuule, aga vaata, et väga suur vahe on. Ennem sa aastate kaupa istusid seal kodus ja sõid neid saiu rahulikult. Nüüd esimene kord kohe, kui saia sõid, tulid mulle siin rääkima. Et mis suga juhtunud on nagu siis? Nüüd sama Johannese 3.9 ütles seda, et ükski ei saa enam rahulikult järsku pattu teha, kui Jumala seeme on temas. Kallid, me märkame seda. Järsku me ei saa enam pattu teha mõnuga. Ma ei saa rääkida teile, et tead, kui hästi ma naisele ütlesin, kui vihaseks sain, ma ütlesin kohe nii ja siis ütlesin veel naa ja vau, ägedaid väljendeid välja mõtlesin. Või miks iganes muud halba, eks. Meil Jumala vaim ei lase meil, pigem me otsime andestust, pigem me otsime lepidust ja muu Jeesus on andeks, et ma tegin. Me läheme naise juurde või mehe juurde, et ma tahan andeks, et ma ütlesin, et ma jälle ei suutnud oma keelt kontrollida. Me tahame sellest lahti saada. Nüüd see ongi täpselt see, mida see 1. Johannese 3.9 tegelikult ütleb, et tegelikult me oleme Jumala lapsed. Kui Jumala seeme meie sees, seeme ei lase teha, see Jumala vaimu, see sünnitus. Paulus ütleb, et ma palan pisaraid, et Kristus saaks kuju teie sees. Alguses on see nagu seeme ja siis see seeme hakkab idanema, kuni see kuju saab nähtavaks. Kelle sees siis rohkem, kelle sees vähem, kuidas kellelgi see protsess on. Teie, kes te olete naisterahvad ja omate näiteks põllumaad, te teate seemne asja väga hästi, kuidas kevadel paned seemne mulda, et tuleb sõbranna, näitad seda mulda, ütled, näe, mul on seal seeme, sõbranna võib ütelda, et sul on selleks kõik mida, keegi ei ütle, et seal seeme, kuskilt ei paista see seeme välja, aga seeme on seal, jah on. Samamoodi on ka meie eludes. Me oleme Kristuses sündinud, mõnikord ei paista mitte midagi välja tõesti. Tundub täitsa õudne lugu. Võib-olla pealt vaadates, aga kas ta ei ole siis või? Aga on küll, sest see seeme on seal. Ja nüüd, kallid, tegelikult Jumala sõna rääkib seda, et kogu see värk, nii nagu ma enne ütlesin, see armastus, siis distsipliin, siis rahu, siis rõõm, siis headus, kõik need omadused, mida Jumala sõna räägib, kõik on juba siin olemas. Need ei pea kuskilt paluma juurde, need ei hakka kuskilt tulema juurde, vaid need peab hakkama arendama välja laskma. Nii kui seemegi, seal on vaja õiget keskkonda ja kui seal on päike ja õige hulk niiskus, siis see hakkab ise idanema ja ühel päeval tuleb sealt välja väike võsu ja siis juba lõpuks suur taim. Samamoodi saab Kristus minu ja sinu sees kuju.